Hei, tere hommikust, müügirahvas. 28. nädal. Pole mitte mõnus hommik. Tervitan teid siit Stromkalt ja kell on 6 läbi 15 vintsa. Mõtlesin, et jagan ennem jooksma minekut selle nädala müügimõtted. Ja kui aus olla, siis selleks nädalaks mul ülipalju müügimõtteid jagada ei olegi, kuna väga paljud inimesed puhkavad ja ega vist väga palju mõtteid suvele ei koguta, vaid pigem püütakse ennast laadida, siis ma annan täna kaasa 2 mõtet, mis on mind eluteel saatnud. Esmalt muidugi tänud kõikidele, kes on leidnud aega minu videosid vaadata ja mulle tagasisidet anda, sest tagasiside on olnud väga kasulik. Ja eelmine nädal sain ühest lihtsast asjast aru ja mis on ka müügi juures üks üliäge pool on see, et sa arvad, et sul on päris pikk kogemus ja sa oled päris paljude ettevõtetega juba tööd teinud. Ja siis sa mõistad, et tegelikult on sul veel nii palju õppida. Ma arvan, et see on müügitöö juures üks üliäge asi. Et sa õpid iga päev midagi uut juurde ja see ongi üks elukestev õpe. Tänased 2 mõtet, mis ma tahan kaasa anda, on hästi lihtsad ja ma arvan, et need on iga ühte saatvad tegevused. Esmalt see, et kui sa kuskil kellegiga kohtud ja jätad oma visiitkaardi või jätad oma kontakti, siis ütle alati sinna juurde, mida sa teed. Selles mõttes, et mitte mis ettevõttes sa töötad, vaid mis lahendust sina suudad talle pakkuda, kuidas sa suudad talle kasulik olla. Sest et sa kunagi ei tea, mis hetkel sellest kontaktist sinule tegelikult võib klient saada. Ja mina olen märganud nagu enda juures sellist lihtsat asja, et kui sa uue potentsiaalse kliendiga kohtud, siis sa hindad teda kuidagi mingite väliste kriteeriumite alusel ja sa paned talle sellise reitingu, et kui kiiresti temast võib klient saada. Ja pahatihti need, kes on meie reiting number 1, nendest tegelikult ei saagi kliente. Ja need on, kes on meie reiting number 5, nendest võivad saada poole aasta pärast või 8 kuu pärast meie ettevõtte kõige suuremad kliendid. Seega, kui sa kohtud uue inimesega, sul on lühike aeg rääkimiseks või lühike aeg tutvustamiseks, siis lihtsalt ütle kindlasti juurde, kui sa oma kontakti jätad, mida sa teed või millist lahendust sina suudad pakkuda, millega sa tegeled. Teine ülioluline asi on see, et kui sa tead, et sul on sinu ettevõtte jaoks on vajalik keegi, mingi inimene, mingi teise ettevõtte juht või mingi ülioluline kontakt, siis uuri nii palju tema tausta, et kui sa juhuslikult sellel ilusal suvel satud taga kõrvuti kohvikulauda istuma või kohtud taga ükskõik kus väljaspool tööaega, siis sul oleks mingi hästi lihtne icebreaker, millega temaga tuttavaks saada. Midagi, kas sa oled lugenud ta mõnda artiklit, kuulanud ta mõnda konverentsi esitlust, mis iganes see on, mis jääl-õhub, sest et see kontakt võib tegelikult muuta sinu ettevõtte käekäiku. Seega, ole lihtsalt valmis, et teie kohtumine võib aset leida täiesti suvalises kohas, täiesti suvalisel ajahetkel ja siis sa juba tead, mida öelda või millega jääd lõhkuda. Seega, need 2 ilusat mõtet annan ma sulle kaasa. Proovin ise ka hetkeks puhata, valmistan ette oma septembrikuist müügikoolitust. Sulle soovin ma mõnusat suve, sest et tundub, et suvi hakkab tõesti juba kätte jõudma ja ilmad hakkavad aina paremaks minema. Äkitsi siis praegu täna on meil suve täpselt põhimõtteliselt keskpaik. Nii et pool suve on veel ees. Võta sellest viimast, naudi seda ja kohtume jälle. Ma arvan, et augusti teises pooles, uutes müügiminutites. Seniks aga puhka ja valmistu sügiseks. Ciao!